Tere taas! Kas sa oled valmis järjekordseks võlusopi muinasjutuks? Jah, suurepärane. Võlusopi 25. lugu. Siira ja natuke kaotust. Võlusopis oli pehme pärastlõuna. Suur vana tamm seisis rahulikult. Lehed sahisesid tasakesi ja õhk oli soe. Mõned sipelgad koristasid hoolega puualust. Küllap oli neile külalisi oodata. Lumi istus samblas ja joonistas oma vihikusse. Ruuno ja Siira olid natuke eemal. Nad ehitasid kivikestest maju. Ruuno maja oli suurem. Siira oma oli väiksem. Minul on ainult 3, Ruunol on 4, pahandas ta. Ruuno kükitas rahulikult oma kivide kõrval. Ma ei teinud midagi, nad lihtsalt olid seal. Just, ütles Siira. Sul veab kogu aeg. Lumi tuli lähemale ja vaatas kive. Need ei ole päris ühesugused, ütles ta vaikselt. Vaata, see sinu oma on suurem. Siira vaatas natuke vaiksemalt. Aga ikkagi, mina kaotasin, ütles ta. Ruuno tõstis ühe kivi üles. Kas sa tead, et inimesed tunnevad kaotust tugevamalt kui võitu, ütles ta. Isegi siis, kui vahe on ainult 1. 1 on ka tähtis, ütles Siira kiiresti. On küll, noogutas Ruuno. Sel hetkel liikus tuul läbi lehtede. Siira tõusis järsku püsti. Ta trampis jalgu. See pole aus, ütles ta. Ta ei vaadanud enam kivisid. Ta ei vaadanud Ruunot. Ta lihtsalt tundis. Teeme uue mängu, ütles ta järsku. Võistluse. Ruuno vaatas teda. Mis tüüpi võistluse? Füüsiline, vaimne või täiesti segane? Jooksmine, ütles Siira. Kes jõuab selle kivini esimesena? Ta näitas kaugusesse. Ja kes jääb teiseks, peab tegema pardi häält. Lumi muigas. Part ei jookse, ütles Ruuno rahulikult. Ta liigub aerodünaamilise, just, katkestas Siira. Seepärast see ongi naljakas. Ja ta jooksis kohe. Ruuno ohkas vaikselt ja jooksis järele. Tuul kohises nende kõrval. Lumi tuli sörkides järgi. Ruuno jõudis kiiresti Siira kõrvale ja siis ta puudutas kivi esimesena. Ta jäi seisma, hingas rahulikult. Statistiliselt ootamatu, ütles ta. Siira tardus paigale, vaikus. Kuskil kukkus käbi. Siira nägu läks tulipunaseks. See ei loe, ütles ta kiiresti. Ma mõtlesin vahepeal. Ruuno vaatas teda. Mõtlemine ei aeglusta jalgu, see aeglustab otsuseid. Täpselt, ütles Siira. Ja see oli strateegiline mõtlemine.
Lumi tuli rahulikult jalutades nende juurde ja istus samblasse. Ta ei rääkinud kohe, ta lihtsalt vaatas Siirat. Kas sul on sees natuke keeruline tunne? Küsis Lumi vaikselt. Siira ei vastanud. Ta lükkas jalaga väikest kivikest, siis tugevamalt. Ma ei tea, ütles ta lõpuks. Siin sees on nagu sassis, nagu midagi oleks pahupidi. Runo tõstis sõrme, nagu tal oleks kohe midagi väga tähtsat öelda. See on loogiline, ütles ta. Ajus on üks osa. Ta reageerib kaotusele peaaegu samamoodi nagu siis, kui sa päriselt millestki ilma jääd. Siira vaatas teda. Nagu kui mul kukub küpsis maha. Täpselt, noogutas Runo. Aju ütleb, midagi olulist kadus. Siira ahmis õhku. See ongi oluline. Lumi naeratas õrnalt. Aga kas midagi päriselt kadus? Küsis ta. Siira vaatas kivi, siis oma käsi, siis sõpru. Ei, ütles ta aeglaselt. Aga tundub nagu kadus. Vaikne kostis puude vahelt. Frederik, särav sinine liblikas, laskus nende juurde ja maandus tamme oksale. Kas sa oled märganud, et puud ei võistle, kes kasvab kiiremini? Runo vaatas üles. Tegelikult kasvukiirus sõltub valgusest, veest ja... Runo, sosistas Lumi. Runo jäi vait. Frederik jätkas. Ja ometi nad kasvavad. Vaikus jäi hetkeks nende vahele. Siira istus nüüd samblasse. Aga kui ma ei võida, ütles ta vaikselt, siis ma tunnen, et ma ei ole piisav. See tuli välja kiiremini, kui ta ootas. Lumi vaatas teda pehmelt. Kas sa oled ainult siis piisav, kui sa võidad? Siira ei vastanud. Runo mõtles hetke ja ütles. Kui ma ehitan midagi ja see ei tööta, siis see ei tähenda, et ma ei oska. See tähendab, et ma sain uue info. Info? Kordas Siira. Jah, noogutas Runo. Näiteks, et nii ei tööta. Siira muigas natuke. Frederik liigutas aeglaselt tiibu. Kaotamine ei võta sinult midagi ära. Vastupidi, see õpetab sind. Siira vaatas jälle kivi, seekord kauem. Siis ta tõusis püsti. Okei, ütles ta. Teeme uuesti. Runo kergitas kulmu. Kas seekord kehtivad reeglid? Jah, ütles Siira. Aga uued reeglid? Lumi vaatas huviga. Seekord jätkas Siira.
võidab see, kes jõuab kivini ja naerab kõige rohkem. Vaikus. Siis Runo ütles. Seda on raske mõõta. Täpselt, naeratas Siira. Ja ta jooksis. Lumi jooksis ka. Runo tuli järele, pomisedes midagi ebamäärase mõõtesüsteemi kohta. Sammal põrkas nende jalge all, lehed sahisesid. Ja seekord kostis rohkem naeru kui samme. Keegi ei märganud, kes jõudis esimesena. Ja kummalisel kombel see ei olnud enam oluline. Vahel ei ole kaotus kõige raskem, vaid selleks on hoopis tunne, et midagi kadus. Isegi siis, kui kõik on alles. Sa oled piisav ka siis, kui sa ei ole esimene. Nii on.